Minu nimi on Tiiu Annuk ja ma olen taimekasvatusspetsialist. Selle väikese videoga me siis õpime tundma taimede kasvufaase ja eelkõige enam levinud kultuuride kasvufaase. Täna me alustame rapsist. Kui nüüd raps hakkab idanema ja on maapinnaja tõusnud, siis esimesena tulevad välja idulehed, 2 idulehte, 2 iduleheline kultuur. Kasvufaasiks nimetatakse siis 10. Kasvufaasid ongi määratletud alati sellise numbrilise koodiga. Järgmised lehed on nüüd taimel juba päris lehed. Ja kui räägitaksegi ikkagi 2 lehe faasist, nagu me siin näeme, siis ongi 2 päris lehte. Neid idulehti ei loeta nagu lehtedeks. Ja faas on siis 12. 11 on esimese lehe faas, teine on 12. Ja teine leht peab olema vähemalt siis 1 sentimeetri suurune. Siin on nüüd tegelikult näha ka 3. päris leht. Aga kuna see on nii väike, siis me ei loe veel seda nagu faas 13, vaid ikkagi jääb praegu faas 12. Sügisel taliraps hakkab üsna pea rosetti moodustama. Ja kui nüüd eelmises korras me rääkisime nagu esimestest lehtedest, siis täna me räägime siis sellest roseti moodustamisest. Kui me vaatame neid taimi, siin on juba väga palju lehti. Et faas 21 loetakse siis, kui taimedel on 4 lehte. Faas 22 loetakse siis, kui taimedel on 5 lehte. Faas 23 loetakse siis, kui taimedel on 6 lehte. Siin on nüüd näha, et siin on oluliselt rohkem lehti. Kui ma nagu enne ütlesin, et alates siis faas 21 on siis 4 lehte ja nii edasi. Siin sügisel tekibki nagu hästi palju lehti, aga seda loetakse ikkagi nagu rosetiks. Ma kaevan siit ühe taime välja. Ma lõikan selle taime nagu lahti ja vaatame seda kasvukuhiku kõrgust idulehtedest. No idulehed siin on juba ära kuhtunud. Idulehtede ja kasvukuhiku vahe peaks olema siis üle 5 sentimeetri. Kui me vaatame siit, panen seda kõrvuti nagu selle, et see on kindlasti madalam. Et sügisel üritataksegi seda kasvukuhikut toida madalamal, et ta ei varsuks. Aga sageli me võime ikkagi mõnikord näha ka sellist varsumist. Aga tänasel juhul on nagu ilus rosett ja kuni faas siis 30. Kevadel hakkab kiiresti lehtede areng pihta ja hakkab selline kiire kasvuperiood. Ja seda nimetatakse siis nii-öelda varsumise alguseks. Ehk siis see ongi see faas 30 ja edasi hakkavad siis sõlmevahed pikenema. Sõlm on siis ala, kus siis leht kinnitub varre külge. Sõlmevahe on siis vahe lehtede vahel. Ja vastavalt siis sellele, kui palju neid lehti siis on tekkinud, loetaksegi siis kasvufaase. Et näiteks esimene pikenenud sõlmevahe on nähtav, siis on faas 31. Ja näiteks kui on 3. pikenenud sõlmevahe nähtav, on faas 33. Sageli jäetakse neid lehti nagu vahele ja lõpuks siis see varsumine võib toimuda isegi nii kaua, kuni siis raps on siis kasvanud täispikkuseks. Nii et kuni 100–160 sentimeetrit. Järgmine kasvufaas on siis õiepungade areng peavarrel. Kui varsumine toimub ka õiepungade areng ja väga raske ongi neid kasvufaase tegelikult lugeda, kuna siis sellel perioodil võivad need kasvufaasid kattuda. Faas 50 on siis, kui õisik on siis moodustunud, aga ta on veel tipulehtede sees peidus. Siin me juba näeme, et peavarre õisik on lehtede rosetist väljas ja tipulehtedega sama kõrgusel. Nii et me võime lugeda seda faast 52.
ja kui peavarre õisik ulatub juba tipulehtedest kõrgemale, siis on juba faas 53. Selle faasi lõpus 59 on siis esimesed kroonlehed küll nähtavad, aga õied on veel suletud, nii et nad on sees juba värvunud, aga ei ole veel õied lahti läinud. Ja õitsemine algab siis faasist 60, et siis on ka see esimene õis lahti läinud. Ja me saamegi lugeda õitsemise alguseks üldiselt faas 61, kui on siis avanenud 10% peavarre õisiku pungadest. Faas 65 on siis juba täisõitsemine, et avanenud on siis 50% ehk siis pooled peavarre õisiku pungadest ja samal ajal siis ka esimesed kroonlehed varisevad. Et see ongi nüüd see aeg ka, millal siis tehakse ka valgemedaniku tõrjet. Ja faas 69 on siis õitsemise lõpp ja algabki siis nii-öelda see 7. makrostaadium ehk siis viljumine. Ja vastavalt siis sellele, kui palju nendest peavarre kõtradest on saavutanud siis kas siis liigi või sordiomased tunnused, siis vastavalt sellele siis need kasvufaasid kujunevad. Et näiteks faas 75 on siis, kui peavarre kõtradest on umbes 50% saavutanud siis sordiomase suuruse. Vilja ja seemnete küpsemise faas on siis 8. makrostaadiumiks loetakse seda ja küpsemise algus hakkabki 80. pihta, nii et 80. faasist. Ehk siis seeme on sees veel roheline. Ja kui me räägime siis sellisest poole peal olekust, siis faas 85 loetakse, kui kõtradest umbes 50% on kolletanud ja seemned on mustad ja kõvad. Ja juba selle faasi lõpus, 89, on siis täisküpsus, nii et kogu taimel peaaegu kõik seemned on mustad ja kõvad. Ja lõpuks siis see viimane faas on siis, kui taim on surnud, ehk siis elutegevus on lõpp ja seeme on siis koristusküps ja koristatakse ikka orienteerivalt umbes 9% niiskuse juures. Nii, me oleme nüüd teraviljapõllul ja vaatame nüüd teravilja kasvufaase. Täna meil tegelikult see põld juba võrsub, aga ma leidsin siit ühe taime, mis on siis 3 lehe faasis ehk faas 13. Ehk siis loetakse nagu seda, et kui on esimene leht on siis väljunud, et siis faas 11. Nii, ja kui nüüd hakkab esimesed võrsed tulema, siis hakkab võrsumisfaas pihta. Siin on nüüd näha, et võrsumisfaas on hakanud pihta, et taimedel on esimene kõrvalvõrse siis tekkinud, faas 21 ja hoolikal vaatlemisel tegelikult me näeme siit ka teist kõrvalvõrset, ehk siis faas 22 on tulemas ja kui tuleb nüüd ka 3. kõrvalvõrset, siis me loeme seda faas 23 ja see jätkub vastavalt siis võrsete arvule kuni faas 30 ja alates sellest siis hakkab siis kõrsumine peale ja sel juhul juba kõik need kõrvalvõrsed sirutuvad ülesse ja moodustub siis ka esimene kõrresõlm faas 31, aga seda me praegu sügisel ei näe, et see tuleb alles kevadel. Ja kevadel hakkab siis kõrsumine pihta ja see tähendab siis seda, et kõrvalvõrsed sirutuvad ülesse. Kui te siis nüüd hakkate oma taimel vaatama neid kasvufaase, siis on hästi oluline, et te võtaksite nagu näidiseks ikkagi mitu erinevat võrset ja eelkõige siis vaatate kõigepealt ikkagi nendest suurematest võrsetest ja siis vaatate ka väiksemaid võrseid ja siis see kasvufaas tavaliselt jääb siis selle 2 faasi vahe peale. Ja kui on teinekord vajalik ikkagi näiteks nagu faas 32 või kuni lipuleheni, et siis te arvestate ikkagi sellega, et enamus nendest taimedest oleks siis selles faasis.
ja kui me nüüd lõikame selle taime lahti, siis see alumine osa, see juure osa, mida te siin näete, see ongi siis ka võrsumissõlme osa, et siit need erinevad võrsed tulevad. Me võtame selle ühe võrse ja lõikame selle siis altpoolt lahti. Ja kui me nüüd võtame sellest võrsumissõlmest kuni siis esimese sõlmeni, kui see vahe jääb väiksemaks kui 1 sentimeeter, siis veel esimest sõlme ehk faas 31 ei ole moodustunud. Kui see vahe on juba üle 1 sentimeetri, siis esimene kõresõlm on moodustunud. Nüüd, kui me vaatame edasi esimese ja teise kõresõlme vahet, et täna meil siin ei ole nagu seda teist sõlme moodustunud, et see vahe on väike. Aga see vahe järjest kasvab ja kui nüüd esimese sõlme ja teise sõlme vahe on üle 2 sentimeetri, siis on faas 32 käes. Ja nii edasi. Siin me näeme nüüd võrsumissõlme ja siin on arenenud siis ka ebasõlm. Et siin lähemalt näha, et väga sageli aetakse nagu esimese sõlmega sassi, et ebasõlme puhul jääbki see väike juurekene ja ajabki selliseid lisajuuri nagu siis, et nimetatakse ka krooniks seda osa. Ja seda loeme siis selleks nii-öelda võrsumissõlme osaks. Ja kuna täna meil on siin nagu suurem taim, siis tegelikult on need sõlmed siin juba nagu moodustunud ja näete, siin on ka näha siis juba siuksed tugevad sõlmed, esimene ja teine ja kolmas sõlm ja isegi lipuleht, et kuigi see taim on täna nagu nii väike, et arvestades neid põuatingimusi, siis me ei saagi nagu paremaid tulemusi. Vaatame siis täna kasvufaase, et ma otsisin välja põllu pealt erinevates kasvufaasides talinisu ja nüüd siin konkreetselt on näha veel sellises faasis talinisu, millel on lipuleht veel keerdunud, et seda nimetatakse siis faasiks 37, et see lipuleht veel ei ole välja tulnud. Kui me vaatame nüüd edasi, et kui see lipulehe keeleke on siin juba väljunud, siis nimetatakse faasiks 39. Siin kasvufaasis me tegelikult näeme juba, et see lipuleht on juba pikemaks kasvanud see kõrrealus ja lipuleht on siis täielikult väljunud. Siin on näha nüüd see lipuleht on juba täiesti väljas ja samal ajal on näha ka, et see viljatupp on siis paisunud ja pea on liikunud juba ülesse poole. Aga viljatupp ei ole veel avanenud ja kui ei ole veel avanenud, siis nimetatakse seda kasvufaasi 45. Aga kui on juba nii palju avanenud viljatupp, et pool pead on väljas, nagu siin on näha odral, siis me nimetame seda kasvufaasi 55. Ja kui nüüd on ikkagi see pea liikunud veelgi ülesse poole ja see lipulehe alune kõrs on näha ja see on täielikult väljunud, siis seda kasvufaasi me nimetame 59. Esimesed õied hakkavad tekkima faas 60. Ja siin on ka näha selles sel taimel, et esimesed õied on tegelikult juba odral ka lahti ja seda faasi me nimetame 61. Miks meil on vaja üldse kasvufaase tunda? Tundes kasvufaase saame me ajastada oma taimekaitsetöid paremini, oleme valmis teatud haiguste levikuks, samuti kahjurite levikuks ja ka ülemaailmselt on kasvufaasid tunnustatud kõikide poolt, nii et ka erinevat kirjandust lugedes, siis me saame ühtemoodi aru.